Ma arvan, et esimest korda ma nägin seda tegelast 1992. aastal, siis kui me olime just asutanud reklaamiagentuuri Kolm Karu, mille peakorter laius 20 ruutmeetril Harju tänaval. Ja siis ühel päeval läks selle kontori uks lahti ja ukse vahelt pistis pea sisse selline uudishimulik nirginägu, ma ütleks, kes teatas meile, et ta tuleb välismaalt, kus ta oli õppinud, mis oli tol ajal muidugi suur ime, aga kohe teatas ta veelgi suurem ime, et nimelt ta ütles, et ta on välismaisele bensiinifirmale teinud reklaami. Et selle peale me kõik istusime maha. Ja kui me olime natuke aega siis seal juttu puhunud, siis ma sain aru, et ta saabus meil eesmärgiga natukene tudeerida koostöövõimalusi, aga piinlik tunnistada, me ei olnud tol hetkel sellest ideest väga vaimustatud, sest meil oli püsti pandud juba suur reklaamiagentuur, kus töötas 3 inimest, aga temal oli ainult 2 inimese firma, mille nimi oli minu mäletust mööda Mees ja Mees. Hiljem sai sellest mehest Eesti reklaami taastulemise algusaegade üks kõige olulisemaid figuure. Tänu temale muutusid Eesti reklaamid visuaalselt kauniks, väljapeetuks, tema oli selline reklaamindusse ilutooja ja ma arvan, et suuresti tema teene on just see, et Eesti reklaam on tänapäeval juba nii sarnane rahvusvahelisele tasemele, nagu ta viimastel aegadel on. Kui mulle oleks sellel hetkel, kui ma sain esimese reklaamiala elutöö muna Reklaamiagentuuride Liidult, oleks siis mult küsitud, et kes on järgmine, kellele see muna tuleks anda, siis ma oleksin arvanud, et see on just see mees, kes peaks selle saama. Ja mul on väga hea meel, et õiglus on nüüd jalule seatud.